väga heitlikes oludes opereerimine nõuab ühelt poolt muidugi külma närvi ja teisalt strateegilist mõtlemist ja juhtimist. Teie ette astub nüüd mees, kes on üle 25 aasta teeninud riiki erinevates asutustes, alates politseist ja kaitseväest kuni tolli juhtimiseni. Ta on riigikaitseõpetaja, Kaitseväe Akadeemia õigusõppejõud ja Combat Ready juhtimiskoolitaja Erik Heldna. Ja ta räägib, kuidas kohaneda kiiresti muutuvate oludega ja mitte lihtsalt kohaneda, vaid neid muutusi ka juhtida. Erik, ole hea. Aitäh. Tervist. Esimene test on see, et kas ma kohanen sellise puldiga, et see vanuse kategooria on see, kus ilmselt väga paljude nuppudega asjadega tuleb uuesti tutvust teha. Aga ma jäin korraks mõttesse kuulamaks härra Kalmi, kui ta rääkis sellest, et vanu asju ei tasu minema visata. Ja niimoodi väheke selline irooniline või sarkastiline mõte tekkis mul pähe huvitav, et kas Vene Föderatsiooni relvajõud ka sellest lähtuvad, nad on muuseumidest tangid isegi välja toonud, millega nad seal 30-ndatel ja 50-ndatel paraadidel olid. Aga kui natuke tõsisemaks minna, siis rohepööre, väga oluliste elukeskkondade juhtimine ja militaarmaailma juhtimine. Et kui palju need asjad üldse omavahel kattuvad? Ja kui te nüüd vaatate ühte väidet, üldiselt ma kategooriliste väidete fänn ei ole, aga üks Ameerika mereväe eriüksuse veteran, kes on tegelikult seda juhtimiskoolitust üritanud tsiviilmaailma väga palju viia, aga tema raamat on tõlgitud eesti keelde Tšokovilling, on öelnud, et kõik probleemid äris ja elus on juhtimise probleemid. Ja ma olen proovinud seda ideed testida nii riigikaitse õpilaste peal, kadettide peal, aga ka loomulikult erinevate juhtimiskoolituste raames ja tihtipeale üks vastuväide, aga mina pole ju juhi positsioonil. Kas see ikka päriselt nii on? Kas keegi meist üldse ei ole juhi positsioonil? Püüame sellele vastuse leida. Tegelikult militaarjuhtimine on ühel põhjusel väga lihtne, või vähemalt ta on üritatud teha võimalikult lihtsakoeliseks. Ja kõik militaarjuhtimine allub 4 reeglile ja 5 küsimusele, kellegile mingi ülesanne antakse. Kes oskab välja pakkuda, mis need 5 küsimust on, millele ära vastata tuleb, ükskõik mis tasemel see käsk on. Tegelikult ju väga suured korporatsioonid äris juhivad ennast täpselt samamoodi tänapäeval. See on need 5 küsimust, kui te annate kellelegi ülesande või saate ise, mille te peate veenduma. Kes, mida, kus, millal ja miks, väga õige, miks. Miks pannakse lõppu, aga tegelikult see on kõige tähtsam asi. Miks eksisteerib Eesti Vabariik? Kus see definitsioon kirjas on? Miks ta eksisteerib? Kõik seadused, reeglid, rohepöörde regulatsioonid vastavad ühele küsimusele, kuidas me seda teeme. Aga miks ta eksisteerib? Miks me seda teeme? Miks on Eesti Vabariik olemas? See on 2 lause kirja pandud, täiesti kehtiv dokument. Põhiseaduse preambul, tagamaks Eesti rahva, keele ja kultuuri kestmise läbi aegade. Kõik. See on see miks. Kõik muu ütleb kuidas. Nüüd 4 lahingureeglit. Kata ja liigu tundub ju väga selline militaarne termin. Üks tulistab, vastane peab temaga tegelema, siis saab teine liikuda, paariline ja nii edasi, nii edasi. Aga mida see tegelikult tähendab igapäevas elus? Me ju tegelikult rakendame või vähemalt tahame nii perekondlikes kui ka tööalastes suhetes rakendada täpselt sama militaarterminit kata ja liigu. See ei ole muud mitte midagi kui meeskonnatöö. Ma olen töötanud Maksu- ja Tolliametis ja olnud tollijuht, no nagu juba nimetus ütleb, Maksu- ja Tolliamet, arusaadavalt 2 väga suurt haru. Ja kui tihti pidi paraku kuulma, see on selle teise haru küsimus. See on maksuinimeste probleem. See tulude deklareerimine ja kinni jooksnud teenindussaalid, see on nende probleem, see on maksude kogumise probleem. See ei ole minu tollitöö. Sõbrad, see eelarve on üks. Ja sellel inimesel, kes saab selle ebameeldiva teeninduse Luhamaa tollipunktist või Tallinna lennujaamast, on täiesti ükskõik, kuidas see sisemiselt on jaotunud. Tema jaoks sümboliseerib see ühte riiki, ühte põhimõtet. Täpselt samamoodi, kui piirivalvur on pahast ujus, vaatab seda passi, ei viitsi inimesega tegeleda, siis inimesel on täiesti ükskõik, et on Siseministeeriumi haldusalas mingi asi ja on olemas kuskil Rahandusministeeriumi haldusalas toll, see on üks Eesti riik. Ebaõnnestub üks, ebaõnnestuvad kõik. Kellel meeldib vaadata või mängida jalgpalli, teavad ühte väga selget põhimõtet. Võidab, meeskond on nii. Kes kaotab? Väga õige.
Ja see on täpselt samamoodi ka tegelikult kõikide eriüksuste mõttemaailmasse sisse programmeeritud. Seal ei ole halbu meeskondi. On ainult halvad juhid. Ja nii see paraku on. Ja nii see peabki olema. Aga juht on ka tegelikult see, kes langetab selle otsuse enda sektoris. Nüüd, mis on see tööriist sellel Katale liigul, sellel meeskonnatööl? Mida on vaja selleks, et see meeskonnatöö toimiks? Suhteid. Me tegelikult peame iga päev ehitama suhteid. See ei tähenda seda, et me kasutame kedagi manipulatsiooni käigus ära, vaid see tähendab seda, et me usaldame, kuulame ja austame seda teist inimest, ka siis, kui me tunneme teda vähe. Teine reegel on lihtsus. Miks lahinguväljal ja üldse kriitilistes, juhtimisstruktuurides, keerulised politseioperatsioonid, luureoperatsioonid, miks lihtsus on äärmiselt oluline? Aga väga lihtne. Ta on sellepärast oluline, mida keerulisem see ülesanne on, seda suurema tõenäosusega hakkavad tekkima vead. Üks väga selge test, mida enne väljaminekut, nagu eriüksustes öeldakse, kontrollitakse, kas ülesandest on aru saadud. Kõige värskemal, kõige vähema kogemusega inimesel palutakse tagasi lugeda, mida nad lähevad tegema. Lihtsalt oma sõnadega. Ja kui ta ei suuda seda kohe teha, stopp. Siis me teeme uuesti. Siis me harjutame uuesti. Sest juhul, kui meil ei ole võimalik selles veenduda, sealt uksest väljapool enam tagasiteed ei ole. Ehk siis me peame väga lihtsas ja arusaadavas keeles rääkima. Ja olgem nüüd ausad, mida professionaalsemaks inimesed muutuvad, taustalt jurist, ma kahjuks pean ka tõdema, et ka meie Tsunftis on ju päris palju seda lemmiksporti, et topime võimalikult palju keerulisi ladinakeelseid termineid keskmisesse kohtulahendisse, kirjutame ex ante ja ex post kontrollid, expressis verbis ja kõik muu, kuigi eesti keeles on nii järel ja eelkontroll olemas ja otsesõnu ka. Kui meil suhted on loodud, kui me oleme lihtsas ja arusaadavas keeles suutnud ennast väljendada ja kasutanud sellest tagasi lugemist, siis tekib selline asi nagu rööprähklemine. On siin mõni inimene tegelenud rööprähklemisega saalis? Aga kui edukas te olete olnud? Kuidas te ise tunnete? On see edukas lähenemine? Nii ja naa. Tegelikult ju sellist asja nagu rööprähklemine ju puht füüsiliselt ei saa eksisteerida. Ma lihtsalt lülitan oma aju korraks ümber ühele ja teisele tegevusele. Aga lahinguväljal võib ka juhtuda, et keegi astus miini peale, kuskilt kukub midagi taevast, droon, keegi tulistab ja nüüd mina rühma ülemana tardun ära ja mõtlen, mida ma nüüd siis teen. Nüüd on see juhtunud. Ma võin korraga hakata sellega tegelema, jooksma ühte punkti, kuule, kuidas sul läheb, jalale ikka skutt pandi peale. Sina ole hea, nüüd kuulipildur tulista sinna vastu, hakata mikromanageerimisega tegelema, mida ma rühma ülemana sel hetkel ei näe, kus päriselt minu inimestel abi on vaja. Aga mis mind takistab ütlema, et me praegu võtame selle ohu ja siis teise? Iga päev takistab selline asi meid oma igapäevaelus ka palju vähem kriitilistes olukordades. Inimestena me oleme millised olendid? Emotsionaalsed. Ja nagu me lähme sinna tunnelisse sisse, eriti kus ma tunnen ennast professionaalina, siis ma hakkan tegelema just selle murega, sest ma ei suuda näha tervikpilti. Eestis, ja see on paratamatult väike riigis, nii see on, kust kasvavad meil välja enamus keskastme juhte, mis tasemelt? Spetsialistid loomulikult on, hea uurija politseis olnud, fantastiline tapmist uurija, nii paneme mõrvarühma juhiks. Teda ei huvita see töö. Tahab tegelikult sündmuskohal olla. Pandi, selge, natuke ego ka, pagunid peal, teeme. Aga nagu ta satub sinna sündmuskohale, mida ta hakkab tegema? Ta hakkab ise sellega tegelema. Mida tunneb tema meeskond? Näe, ei usalda. Ta praegu keskendub sellele. Ehk siis ainuke variant öelda, mis on prioriteet ja mida ma hakkan mis järjekorras täitma, on üks väga keeruline ülesanne tule emotsioonist välja. Ja füüsiliselt on see kõige parem, lahinguväljal mõnikord on keeruline püsti tõusta, astuda 2 sammu tagasi, aga proovi vähemalt vaimselt teha. Pane kas või käe suu peale, loe 10, tee midagi, aga tule sellest emotsioonist välja. Sest see, mida sa pead hakkama esimesena tegema, on see, kus sa saad aru, et sellel on kõige suurem tagajärg. Ja nüüd viimane põhimõte, ilma milleta mitte kuidagi ei saa, ei lahinguväljal ega minu väitel ka mitte kuskil mujal, kui sa tahad vähemalt edukas kohaneja olla, on hajutatud juhtimine. No kui tihti mõni teist erinevatel positsioonidel on tundnud, kuule, ma olen 20 aastat seda tööd teinud, ainult mina saangi sellega siin meeskonnas hakkama. No ei hakka ma praegu aega kulutama sellele, et seda noort naga äsja tuli ülikoolist, arvab mida endast. Stopp, mingit otsustamist sa praegu ei saa. Aga paraku ühel hetkel ei ole võimalik igal pool olla.
Otsustust saab delegeerida, vastutust ei saa. Ja hajutatud juhtimine on võimalik ainult ühel juhul. Sinu meeskond peab aru saama, millest nendest 5 küsimusest. Miks me seda teeme? Ja kui inimesed saavad aru, miks me seda teeme, siis tegelikult kriitilises olukorras, selles samas lahingu olukorras on võimalik niimoodi, et ülem ütleb ära ainult eesmärgi, me peame vallutama selle maja kell 12, sest kell 12 hakkab meie selja tagant tulema uus üksus, nad peavad turvaliselt läbima seda, ja võit näeb välja nii, et see maja on meie kontrolli all. Ta ei hakka selgitama, et teie 3 lähete siit vasakult, teie 3 lähete sealt poolt, need 12 inimest lähevad suure ringiga ja ootavad 5 minutit järgmise järgi. See on mikromanageerimine, need on profid, kes on tegelikult õppinud. Sa annad ette raamid, eesmärgi ja lõpptulemuse. USA kindral ja hilisem kaitseminister Jim Mattis pidas ühes ülikoolis loengut juhtimise teemal. Ja üks üliõpilane, olles ära kuulanud, kus kindral siis selgitas oma esimeses lahesõjas saadud kogemust, kus ta pidi valima 2 variandi vahel. Mõlemad lahinguplaanid olid päris ohtlikud ja ebaõnnestumise puhul oleks kaasa toonud 1000 inimeste hukkumise. Ja see üliõpiline, olles ära kuulanud, küsis, et härra Mattis, aga kui kaua teil aega kulus selleks, et valida see variant? 30 sekundit. Mis asja, te otsustasite 30 sekundi jooksul 1000 inimeste elude üle või? Jaa. Aga ma olen 30 aastat harjutanud, kuidas 30 sekundiga otsustada. Ja see on see koht, kus on tegelikult ka üks ohuallikas. Keskmisel juhil, kellel on 10-15 aastat kogemust, on kriisiolukorras see plaan 30-40 sekundiga peas valmis. Ja ta automaatselt tahaks selle välja käia. Ja kui see on kriis, siis on õige, et ta selle käib. Kui ta iga päev niimoodi juhib, mida tunneb tema meeskond, et nad on tegelikult tööriistad, et neil ei antagi võimalust eksida. Ja siit ka väga oluline mõte, aeg on ainuke ressurss, mida me ei kontrolli. Mida rohkem mul on aega, seda rohkem küsi tagasisidet ja harjuta, mida vähem on aega, siis midagi pole teha, see on sinu kui juhi otsus. Piltlikult öeldes militaarsüsteemis me nimetame seda jalgrattaks. See on jalgratas, mis peab olema täpselt selles järjekorras. Head suhted, lihtne väljendus, prioriteedid ja see, et ma usaldan meeskonda. Aga jalgrattal on üks asi puudu, ta ei sõida muidu ise, mis tal veel vaja on? Jalgratturit. Ja jalgratturil peab olema teatud mõtteviis. Asjad ise ei juhtu. Kui tihti me seda teame, rohepööre ise ei tule. Me võime sellest veel rääkida väga pikalt, aga ta ise ei tule. Selleks tuleb hakata pall panema veerema. Nüüd, mis on parem? Kas 100% valmis plaan, mida me lihvime ideaalseks, või 80% valmis plaan, mida me hakkame samm-haavalt teostama? Ma pakuks välja, et see teine, sest militaaranaloogiat tuues vastane ei sõdi meie plaani järgi. Kõik militaarplaanid muutuvad millal? Peale esimest lasku, sellepärast, et vastasel on millegipärast enda plaan, luure järgi pidi tulema eest, aga näed 10% tuleb ikka paremalt või vasakult. Ja sa pead kohanema. Ehk siis, kui sa oled haaranud initsiatiivi, tee väikseid samme ja sa näed, kuidas seda korrigeerida. Kui see on tehtud, siis mis lahinguväljal kõige kiiremini muutub? Olukord muutubki. Ja muutub. Sellepärast, et nagu juba öeldud, vastane ei arvesta meiega, vaid arvestab iseendaga. Olukorraga muutumine või olukorraga kohanemine, kui sa seda ei tee, siis suure tõenäosusega mõtleme korraks Nokia näitele, kui suur mobiiltelefonide tootja ta on täna, aga kes see ikka hakkab ostma endale telefoni, milles on väga perfektne fotoapparat, sa pole kellelgi vaja. Miks me seda arendame? Sa ei kohane olukorraga. Ja üks pilt olukorraga kohanemisest, ma arvan, on väga hea, on see. Ma olen Kaitseväe Akadeemias tegelikult saanud ühe valus õppetunni, et see on ka, tuleb hakata vaatama, mis keskkonnast ajajärgus sa tuled. Aprilli ööde ajal, kui olid aprillimäss Tallinnas 2007, ma juhtisin kriminaalpolitsei staapi ja loomulikult, kui oli vaja siis kadettidele rääkida, kuidas potentsiaalselt Kaitseväge saab kasutada politsei töös, millised seadusandlikud regulatsioonid selleks on, ma kuvasin ette kogu selle aprilliööde temaatika. Ja väga siis niimoodi hingestatult ja endale omaselt räägin, et näete, et niivõrd kihvt, tore, ja ma näen, et seal saalis see esimene kursus kuidagi ei ole sellist põlemist samasugust. Ma ütlesin, kuulge, te ju mäletate kõik seda lugu. Kadett ajas ka püsti, et härra lektor, ma olen 2004 sündinud. Ja siis ma sain aru, et võib-olla kõiki neid näiteid ei ole enam mõtet sama veendumusega tuua, aga meie rahareform, kui mitu korda me ilmselt oleme kuulnud või meie juhid tolleaegsed 92. aastal, et kuulu, seda nüüd küll sellisel viisil teha ei saa.
Ja loomulikult meil kõigil on kalduvus olla muutuste vastu. Kas rohepöördega seoses on ühiskonnas kalduvus olla muutuste vastu? No, sipa vist nagu on. Aga miks? Sa pead mugavustsoonist välja tulema. Sa pead ületama mingit hirme. Ma millegipärast, puuduvad endal küll tõsi nii-öelda võetavad andmed, aga ma millegipärast kaldun arvama, et see Koopa inimese ema ütles sellele Koopa inimesele päris mitu korda, et ära nüüd siin öösel välja mine, sest seal on mõõkhambuline tiiger. Muide, ma arvan, oli ka, ja ma arvan, päris paljud söödi ära, aga mingi osa läks välja. Ja nad ilmselt ei olnud muutuste vastu. Nad arvestasid sellega, et olukord muutub. Kes võiks olla juhi suurim vaenlane? Kõik siin saalis on kindlasti juhid, vähemalt enda perekonnas, vähemalt iseenda suhtes, oma tööl, oma kolleegidega, võib-olla ka ametlikul positsioonil. Kes on juhi suurim vaenlane? Jah, ma küll iseenda vaenlaseks võib-olla ei tahaks nimetada, aga tegelikult tihtipeale seal tõetera taga on, eks ta ego ikka on. Te ei pea seda teistele tunnistama, aga endale valetada on juba keeruline. Kas õla peal selline väike kuradik on mõnikord niimoodi sosistanud? Minul pole seda vaja. Mina tean seda paremini, sest haridus ja oskused on juba sellised, minu plaan on parim. Ja eriti see, kui inimene armastab oma tööd, ta on pühendunud. Ma jõuan selle ülesande endale ka võtta, ärgu teised üldse nähku vaeva, ma teen ära. See on kahjuks kõige suurem meeskondade tapja. Mind määrati narkogrupi ülemaks, ma olin 23-aastane. See oli ilmselge viga. Sellepärast, et mida ma hakkasin esimese asjana tegema, ma hakkasin tõestama, et ma olen parim valik. Et mul pole vaja kuulata teisi, sest ma olen enesekindel, minu plaan on parim ja ma jõuan loomulikult võtta kõik enda ülesanded. Ma elasin seal tööl, seda maja küll enam ei ole, Luvja tänava maja, seal on nüüd kohtumaja, aga ma mäletan, et ma sõitsin oma 5-aastase pojaga sealt mööda ja oma eks-abikaasaga. Ja siis see 5-aastane poeg ütleski, näe, issi elab siin. Siis oli ka eks-abikaasa. Aga tal oli tegelikult õigus. Tal tegelikult oli õigus ja see oli ka meeskondade tapja. Aga see on see, kus sinu elukogemus hakkab mängima, sa ei saa sellest kohe aru. See isik aga on oma enda ettevõttest lahti lastud oma egoismi tõttu. Muidugi ta on müstiline inimene. Ta suutis sinna samasse ettevõttesse ka tagasi tulla. Sest ta kohanes ja sai aru, et midagi tuleb enda käitumisest muuta. Eesti keeles on tegelikult fantastiliselt head sõnad, tagasihoidlikkus, hoia ennast tagasi, mõtle nüüd korraks, mida ma ütlen. Sest meil kõigil on kalduvus kuulata oma ego. Ega meil tegelikult ju meeldib, kui meid kiidetakse, ja jube raske on järgida ühte militaarjuhtimise põhimõtet. Sellega vaevlevad kõik kindralist reameheni välja. Kui operatsioon läks hästi ja sina annad tagasisidet, siis pead ütlema, mis meil läks hästi. Kui läks halvasti, pead ütlema, mida mina isiklikult järgmine kord muudan, kus ma eksisin. Süü ja viga ei ole sama. Eesti keeles tihtipeale tema on süüdi. Kui me näitame sõrmega, et tema on süüdi, siis üks sõrm näitab sinna, üks süüdistab Jumalat, aga 3 näitab ikka enda peale. Et süü ja viga, me vigu teeme kõik. Aga kui sa oma ego ei kontrolli, siis sa ei kuula, siis sa ei kohane, ei austa vastast ega ei suuda olla enesekriitiline. Nüüd vastase austamine ei tähenda armastust. Kindlasti mitte. Aga see, kui me loeme ajalehest naeruvääristavaid irvitamised, need põhjakorealased ja jooksevad 60 aastate filmis vanad kiivrid peas peale, aga need on palju. Need on ohtlikud. Ja kindral Herem väga hästi ütles, venelastel võivadki olla vanad T-64. Aga kui ta sul ikkagi keset Tallinnat pauku teeb, siis ükskõik kui aegunud on see tehnoloogia, siis see on ikka halb. Ehk siis ära alahinda teda. Seda on peetud silmas austamisega. Ja vastane ei tähenda füüsilist objekti. Vastane võib olla muutuv kliima, vastane võib olla tegelikult võib-olla mingisugune mõistmatus ühiskonnas. Ära alahinda, miks ta on. Suhtu sellesse kriitiliselt. Ülim vastutus on tegelikult see, mis võtab selle kõik kokku. Kõik need juhtimispõhimõtted militaarsfääris. Kui Itaalias oli väga tõsised probleemid COVID-i epideemia kontrolli alla saamisega, siis tegi Itaalia ühe suhteliselt pretsedenditu sammu. Eesti Ekspressis tollele kirjutas sellest päris huvitav artikkel, kelle määras Itaalia juhtima vaktsineerimiskampaaniat. Nendel oli üks hullemaid tegelikult haigestumise laineid, tänavad olid siis piltlikutes laipu täis, Venemaa saatis neile sõjaväe külmutusmasinaid ajutisteks surnukuurideks. Itaalia pani meditsiinikampaaniat juhtima õhuväe kindrali. See ei tea meditsiinist mitte midagi.
aga teadis väga selgelt, et mul ei ole võimalik kedagi süüdistada, sest lahingu olukorras ma saan vaadata otsa ainult iseendale. Mul puuduvad poliitilised ambitsioonid, mul pole mõtet rääkida, et eelmine peaminister jättis töö tegemata. Ta teadis täpselt, et ta valib meeskonna, ta püstitab ülesande, analüüsib, annab tagasisidet. Sul ei ole mõtet otsida vabandusi ja süüdistamisi. Kui COVID juhtus, ma ei saa sinna mitte midagi parata, aga ma saan otsustada, mida ma teen. Vaktsineerin, ei vaktsineeri, kannan maski, järgin piiranguid, ei järgi. Ma ei saa mitte midagi parata seda, et Venemaa ründas Ukrainat. Aga ma saan otsustada, mida mina selles olukorras teen. Annetan, ei anneta, olen instruktor nende üksustele, valmistan ennast kriisiks ette ja nii edasi. See on see, mida mina saan teha. Ja kahjuks mõelge ka enda lapsepõlvele või ka mõnele enda lapsele, ümber läinud piim laua peal, mis laps ütleb? Piim läks ümber. No ta ei läinud ise ümber. Aga jube raske on öelda, et ma ajasin selle piima ümber. Mänguauto läks katki, auto läks katki. Aga juhtimises, nagu kõikides muudes asjades, on tegelikult väga oluline see, et me järgiks keskteed, et ei oleks äärmust. Kumb on tähtsam, meie missioon või meie meeskond? Meeskond. Selge. Eesti otsustas minna vabadussõtta aastal 1918. See läks meile maksma üle 5000 inimelu. Ometi mindi. Kui oleks lähtutud sellest, et ainult meeskond, meie inimesed, me ei lähe sinna, me ei hakka kellega riskima. Samas, kui me oleksime ajanud kogu oma rahva vastase nii-öelda tule ette, pole enam kellega seda missiooni täita. Tuletõrja päästja, kes läheb põlevasse majja, kui te komando pealik ütleb, et minu komando on mulle nii oluline, aga samas ta teab, et iga suitsu sukeldumine, Lilleküla komandol on 6 väljakutset päevas keskmiselt. Iga see väljakutse on tegelikult lahinguoperatsioon, sest ma ei tea, mis seal toimub ja ma pean otsustama koha peal. Aga ma ei saa, minu missioon ütleb, ma pean minema sinna põlevasse majja päästma, ka siis, kui see on mulle risk. Nii et ka seal on selle kuldse tasakaalu küsimus. Distsipliin versus vabadus. Kes on andnud uusaasta lubadusi, et vot nüüd ma hakkan tegema täpselt sellist treeningprogrammi ja toitumine ja kõik muu. Ei ole mitte kunagi andnud või? Mina olen. Mina ka. Ja jube keeruline on ju mitte leida vabandust, et miks ma hakkan seda tegema mitte 1., mitte 2., vaid üldse 5. jaanuaril. Aga mida rohkem ma distsiplineeritult selle teen, seda tegelikult rohkem mul vaba aega on. Nii et selline dihhotoomia. Kas sa lased teistel otsustada või ise? Ka seal on, sõltuvalt sellest, millal see inimene on meeskonda tulnud. Kas ma juhina olen alati eestvedaja või mõnikord istun tõesti taha reale ja lasen oma meeskonnal vedada? Kas ma olen väga emotsionaalne ja põlen, sest mulle meeldib see töö? Versus see, et olge hea, teisipäevaks mul on vaja seda aruannet, teie täitke need ülesanded ära, mind ei huvita absoluutselt, tahtsite puhkust, ei praegu pole aeg puhkamiseks, ma tahan seda ja nii edasi, nii edasi. Robot versus emotsionaalne, kus see piir on? Kindlameelne ei ole ülbe. Kas sa juhendad või lased lahti, oled initsiatiivikas või passiivne ja tagasihoidlik või esiletükk. Aga päeva lõpuks on see meeskond väga oluline, meil on vaja olla parim, me räägime eliidist. Kuidas olla siis parim? Kuidas olla edukas kohaneja? Parimatest parim. Eks ta kõik algab sellest, et meie talentidel, meie meeskond peab olema õige mõtteviis. Need soomusronglased ilmselgelt omasid seda õiget mõtteviisi, vastasel juhul nad poleks julgenud seda teha. Ja kui sa oled suutnud ümbritseda ennast juhina selliste meeskonna liikmetega, kellel see mõtteviis on, ja aeg-ajalt ebaõnnestub, siis enda lohutuseks mõtle võib-olla sellele, et tugevad meeskonnad loovad häid aegu. Head ajad toodavad nõrku meeskondi, sest sa ei pea ju kohanema. Nõrgad meeskonnad hakkavad tootma väga halbu aegu. Kõik läheb paremaks, halvad ajad toodavad jälle tugevaid meeskondi. Nii et kõik ebaõnnestumised on psühholoogilised, välja arvatud surm. Ja nagu Charles Darwin on öelnud, kui me ei taha selle kliima muutmisega kohaldada, ei taha mingit samme teha, no siis mõelge, kes jäävad ellu ja kes on edukad. Ja see kehtib äris, see kehtib elus ja võetud paraku on ta lahinguväljalt. Aitäh!